Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Neid kõiki armastan ja iga päev neist ühte ma külastan. Ikka Eva esmaspäev, Terese teisipäev, Karoliina kolmapäev, Anette neljapäev ja reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Ikka reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Suren ma, mind võtvad leinata, mu haual käivad nad ja lilli panevad. Ikka Eva esmaspäev, Terese teisipäev, Karoliina kolmapäev, Anette neljapäev ja reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Ikka reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Tõusen ma, lähen taeva elama, mul ikka pruudid ees, ma jälle võidumees. Ikka Eva esmaspäev, Terese teisipäev, Karoliina kolmapäev, Anette neljapäev ja reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Ikka reedel Roosike ja laupäev Liisake ja pühapäeval Paks Pauliineke. Uudiseid koduvabariigist. Tere, on laupäev, keskpäev ja keskpäevatunni aeg. Kuku suvises otsestuudios on Eesti asjade üle arutlemas Marek Strandberg, Ignar Fjuk ja Ainar Ruussaar. Kurlist ringi kõlanud 7 pruuti on ülekantud tähenduses mõneti tabav. Laias laastus ongi valijatel praegu 7 pruuti. Vähemalt need, kes on rohkem või vähem poliitikas tegevad. Valitsuses on pruute 2, Reformierakond ja Eesti 200, parlamendi opositsioonis on pruute 4, Isamaa, EKRE, Keskerakond ja sotsid, üks tõsiselt võetav pruut veel suures poliitikas ei ole, kuid aktiivne ja populaarne, erakond Parempoolsed, niisiis 7 pruuti ja igaks nädalapäevaks mõni, kui tahetakse. Pruudid tahavad meeldida, aga alati see ei õnnestu. Tallinna võimunagelused muutusid kiiresti võimutüliks, viisid veidi üle aasta pealinna valitsenud koalitsiooni lagunemiseni ja vaata imet, panid valitsuspartei juhi ja peaministri isegi ametlikult vabandama. Reformierakonna esimese peaminister Kristen Michal siis vabandas tema erakonna Tallinnas korraldatud poliitiliste segaduste pärast, tunnistas, et Tallinnas ei saanud tema juhitud partei poliitikaga hästi hakkama. Toon ühe tsitaadi ka peaministrilt. Kui sul on kriis maailmavaates erakonnas ja kui sul on valida konkreetsete lubaduste, asjade, väärtuste vahel, siis tuleb valida väärtused. Väga tõsine väide. Loomulikult tuleb valida väärtused. Neid tuleb valida kogu aeg. Kogu aeg peab olema mingi plaan. Ei mitte mingi deklareeritud pikk plaan, vaid väga selge arusaam, et mis siis nagu majandust kasvatab või ei kasvata. Mitte selline eklektiline hüplemine, millega on ju mitte ainult Reformierakond, vaid kõik erakonnad Eestis ju igati silma paistnud just nimelt selle tõttu, et neil on kuklas trummeldamas üks asi, et mida peaks küll rääkima selleks, et valijatele meeldida. Mis asi see küll olla võiks, et need valimiskasti juures või digitaalselt minu poolt hääle annaksid. Ja see nii-öelda vastuolu või selline dissonantne käitumine, vastuoluline käitumine ongi peamine asi, mis kõik asjad untsu keerab. No ütleme, ega see dünaamika on ju põhimõtteliselt lihtne, et
Kristen Michalil on samasuguse dünaamikaga ju konflikt olnud ka varem, kui ta pidi TV3 saates ilmuma Valges kampsunis ja klattima siis seda toonase erakonnakaaslase, kes sealt välja heideti, Silver Meikari esitatud väiteid selle kohta, mida Michal ja paljud teised Reformierakonnas sularahaga tegid. Nüüd on uus olukord, ma ei tea, kas nii-öelda sarnasus tähendab seda, et ka Pärtel-Peeter Pere peab nii-öelda Reformierakonna tolmuriietelt maha püskima ja uut otsima minema. Miks sa nii arvad? Ei, aga tema on ju olnud see inimene, kes on kogu aeg nagu erineval moel, kui te vaatate seda ajalugu, siis tegemist on ju bensiinitünni juures tikkude ja tulemasina ja tulekivi ja raudhaamriga mänginud tegelasega, kellel lõpuks õnnestus ju tegelikult see Tallinna konflikt sinnamaani vinna, et viia, et see bensiinitünn läks põlema. Selle peale ju kõik need vabandamised, mis ei ole tegelikult vabandamised ju sündinud on. Plaani pole, kellelgi ei ole plaani. Selle bensiinitünni põlema panemisele aitasid ikka teised kõik aitavad kaasa, lihtsalt üks tegelane on alati, kui enam kedagi ei ole platsi peal, siis ikka kusagilt nurga tagant tuleb Pärtel-Peeter Pere, võtab taskust mingi asja, mis võib sädet tekitada ja läheb jälle ämbri juurde, kus bensiini sees on ja vaatab, et ei tea, kas sellega nüüd läheb põlema või ei lähe. No läkski. Ja nüüd ongi küsimus selles, et praegu on kõik loomulikult hästi viisakad ja tagasihoidlikud, aga mingil hetkel ju öeldakse, et Pere, kuule, sina ju tegid seda. No ärme nüüd ainult isikutest räägi, küll tõi välja saatejuht, et vähemalt peaministrina on olulised väärtused ja kindlasti on väärtused see põhi või vundament, millele rajada igasugust poliitikat, kuid peab olema ka üks teine komponent ehk usutavus sellest, et poliitikud ja erakonnad tegelevad avaliku huvi teenistuses. Ja kõik see, mis me nüüd oleme siin viimastel aegadel Tallinnast näinud, kus siis avalik huvi on ju asjade sisu, mitte see, kes võimu teostab ilma seda sisu menüüd avamata, on ju näinud, et sisuga ei tegelda. Ja kindlasti on sellel mõju kõik, mis on toimunud nii Reformierakonna kui ka sotsiaaldemokraatia ja Keskerakonna reitingutele, kuid veel suurem tähendus kõigel sellel, mis on juhtunud, ma arvan, on üldisele usaldusele poliitika ja poliitikute vastu riigis tervikuna. Ja me näeme seda nii-öelda usalduskriisi süvenemist, üldist võõrandumist ka oma riigist väga sageli, kui me jälgime nii-öelda sotsiaalmeedia neid klikke või klippe, siis üha rohkem inimesed nagu ületavad selle piiri, kus nad ütlevad ka midagi sellist, mida on seostatav, et ma nüüd ei taha, et minu riik on selline, ma pööran talle äkki selja, mis on väga ohtlik ja mis on eriti tänaste kriiside kontekstis täiesti lubamatu. Ja nüüd võikski küsida, et kas see, mis Tallinnas juhtus, on üksnes nii-öelda Reformierakonna mingisugune ebaõnnestunud poliitiline tegevus või on sellel nii-öelda võimalik näha, et sarnast poliitikat ja sarnast juurteta ja vundamendita poliitikat ajavad kõik Eesti erakonnad. Et see ei ole mitte ainult Reformierakonna kriis, kuhu ta nüüd üle aastate on langenud, vaid et see on tulem sellest nii-öelda meie poliitika professionaliseerumisest, mis sisuliselt tähendab teatud suntistumist, kapseldumist, teatud suletust uutele tulijatele ehk broileri farmist kuni krematooriumi ahjuni. Sa korra sinna satud, sageli ilma kõrgema hariduseta, keskhariduseta ja lõpetad ministri toolil või siis põlatuna, nii nagu ühes kontekstis viimase Tallinna sündmuste puhul on öeldud, et poliitiline laip kanti välja. No jaa, aga see poliitika ongi professionaliseerunud. Üha rohkem ja rohkem on neid inimesi, kes tõepoolest 20 aastat tagasi aktiivselt sukeldusid poliitikas ja ongi olnud poliitikas kogu selle aja, et see on ilmselt paratamatu nähtus ja võimalik, et selles ei olegi üldse mitte midagi halba. Tõmmakem siin väikest vahet, et professionaalsus antud hetkel aina rohkem ja rohkem avaldub ju milles. Avaldub arusaadavalt selles, et selle töö eest ollakse valmis palka saama,
tahetakse palka saada ja võimalikult suurt palka saada, noh see viitab nagu, et sul on amet. Nüüd professionaalsus, noh kui püüda aru saada, et see peaks ju tuginema mingil teadmisel. Noh, et ma olen professionaal, arst on mingis valdkonnas professionaal, ta saab küll ka palka, ka kõrget palka, aga ta ikkagi valdab mingit kunsti selle kohta, kuidas inimene toimib ja kuidas seda toimimist ühes või teises suunas nihutada, pigem tervise suunas. Ja nüüd see poliitikute professionaalsus, millest ma ka alustasin pisitasa, ongi ju selles, et pole enam kontseptsioone, pole enam lugusid, ei ole ei muinasjutte, ei pärisjutte, ei arvutust, ei teadmist selle kohta, miks ühiskonnas midagi toimub. Noh, kas või see sama asi, et tänasel hetkel ju kõikide nende maksutõusude vastu on tohutult allkirju kogutud rekordiliselt palju. Mis tähendabki seda, et mingil moel on kogu see lugu sellest, kuidas me peame makse tõstma, selleks, et majandus edeneks, ju liiva jooksnud kontseptsioon. Seda veel erakonna poolt, kelle puhul on ju a priori teadmine selle kohta, et kui tahta majandust käima panna, siis tuleb majanduse eest kõik takistused ära korjata, mis laseksid võimalikult vabalt majandusel edeneda. Ehk et sellist vastuolu on ju kõikjal ja nii muutuvadki parempoolsed natukene sotsialistideks ja kõik võimalikud muud segadused ka. Ja ei tea, kust tulevad mingid väited, mida genereerivad ju tavaliselt mingid suhtekorraldajad või PR-asjatundjad muul moel. Ja siis selliste imelike lausete ja väidete ja loosungitega püütakse ühiskonda juhtida ja arusaadavalt inimeste enda tunnetus selle kohta, mis on ühiskonnale hea, on hoopis midagi muud. Ja see professionaalsus just selles võtmes, nagu sa nüüd, Marek, välja tõid, et see eeldab haritust ja kogemust, aga ka ausas ja avatud konkurentsis erakonna sees karastumist ja tõusmist ja edutamist, et see ei ole lihtsalt turnimine karjääriredelil või siis kellegile nii-öelda erakonna sees kummarduste tegemine, et seeläbi omada mingit sotsiaalset ID-kaarti, et seeläbi tõusta. Aga selle nii-öelda professionaliseerumise kõrval on veel üks element, mida sageli ka nii-öelda kriitikud kasutavad, et vaadake, poliitika on nagu iga teine ettevõtlus, et see ongi selles mõttes ettevõtlus, et sa pead seadma eesmärgi selle nimel tegutseda. Aga poliitika on avaliku huvi teenistuses ja nüüd lähebki see ettevõtluse paralleel konflikti selle sisuga, et nad unustavad ära selle avaliku huvi, vaid nad tegutsevadki nagu poliitikas nagu ettevõtjad ja erahuvi. Ma ei kujuta ette eraettevõtjad, kes ei tegutseks erahuvides. No jaa, aga on ikkagi üks sarnane asi, kui ettevõtja soovib saada kasumit. Ja peab normaalseks, et kasumi marginaal võiks olla ikkagi kuskil seal vähemalt 10%, parem on kui üle selle. Siis poliitika ja poliitiliste parteide kasum on midagi ole teha, öelgu nad, mida tahavad, valimistulemus eelkõige, aga ka selle vahepeal reitingud ja Reformierakonna reiting tekitab neis ikkagi, mitte ei tekita, on juba kõvasti tekitanud neis ikkagi paanikat. Kui see on erinevate küsitluste järgi 10–12% ehk siis sama, mis on sotsidel, see on siis üleriigiliselt ja Tallinnas on veel rohkem kukkunud. Viimati oli muide Reformierakonnal selline toetus aastal 95, siis kui partei loodi, ta ei olnud ennast veel tõestanud. Ja neid näiteid on teisi, kes ole Keskerakonna toetus langes ka eelmisel kevadel korraks päris kõvasti, aga on taastunud. Nii et tegelikult Reformierakonna paanikat ja sealseid sisevastuolusid võib ka täiesti mõista. Reformierakond on üks neid erakondi, kus on ilmselt pikka aega olnud päris usklik valija ja päris usklik toetaja, usklik selle sõna kõige paremas mõttes, ehk siis kes toetab maailmavaadet, on toetanud parempoolset mõtteviisi, mida Reformierakond propageerib ja millest mina olen nõus kõigi nende kommentaatoritega, kes on öelnud, millest nüüd, vabandust väga, Reformierakond on ikkagi mitte sammu, vaid mitu tagasi astunud. Mitte ainult eraettevõtluses, kui ikkagi ettevõtet tabab selline langus, nagu praegu näiteks Reformierakonda, siis seal nõukogu kutsub juhtkonna tagasi, vähemalt juhi ja püüab asja nii-öelda uuesti õigele rajale viia. Ja muide, sama on ka avalikus sektoris, näiteks me teame näiteid Saksamaalt
Suurbritanniast, kust iganes praegu viimastel aastatel sel sajandil, kus kui valitsusjuht näeb, et tema erakonna toetus langeb üle nii-öelda mingisuguse kriitilise, enesestmõistetavalt loomuliku piiri, siis ta kas kutsub esile erakorralised valimised, astub tagasi, astub erakonna juhi kohalt tagasi, aga meil midagi sellist ei juhtu. See, et täna toetab valitsust vähem või circa 6% Eesti kodanikest, see on ju selline arv, mida ma ei oskaks kuskilt mujalt tuua, mida oleks sallitud mujal maailmas. Koalitsiooni toetus, ütlen siia vahele, koalitsiooni toetus on praegu 15%. No see ongi 6%, vähem kui 6%. See alla 6%. No siin tulebki Aivar ütlesid väga õigesti, et tegelikult on see valdavalt pigem usu küsimus ja meil ei maksa võrrelda erakondi ettevõtetega, vaid pigem ikkagi mingite religioossete suundumustega ja vooludega, kus tõepoolest on usk selles, et kas inimestel on usku või ei ole ja usu ülalpidamiseks on vaja erinevaid rituaale ja mida kõike veel, aga kui vaadata avalikke toiminguid ja sõnumeid, mis tuleb, siis asjaolu, et peaminister vabandas, on juba ju, kui püüda veidikegi vaadata nende kõnede ja sõnumite sisse, mida üks või teine Reformierakonna liige siis on öelnud, siis on juba ka peaministri hauakaevajad vaikselt välja tulnud ja kaevavad väikseid augukesiga, et äkki saab peaministri sinna sisse lükata ja loomulikult see on täiesti paratamatu, et kuna tegemist on niisuguse, ütleme, pulbitseva usupõhise organisatsiooniga, siis loomulikult igaüks üritab sellest... See asi on pulbitsev, usupõhine organisatsioon. Sükene vahtu tekitav, selline pikka aega on ta niisugune rahulik, supp ei kee üldse, siis keegi viskab sinna sisse mingisuguse kartuli ja siis hakkab keema ja mis siis pliidi peale läraktab, on ise küsimus, aga see täpselt praegu toimub ja kuulake neid, üks inimene ütleb, et vaat, et Reformierakond ei tohiks teha seda, teist või kolmandat ja kõik need sõnumid liiguvad, ja sellest võib loomulikult aru saada, et ega seal sees praegu midagi väga meeldivat ei ole, kuna kohalike omavalitsuste valimised on tulemas, populaarsus sellel erakonnal kukub igal pool, kõik, kes on kohalikes omavalitsustes, sealhulgas ka näiteks Tartus, eks ole, Reformierakonna poolt võimul, neil on ka hirm, nad oponeerivad juba Tallinnas toimuvaga päris tõsiselt, nii et selline huvitav toiming on, aga ütleme niimoodi, see ongi tavaline erakonna elu, sellest avalikus huvis tehtavast tööst, on järgi jäänud tänases nõndanimetatud palka saavate erakonna ametnike ja isikute kontekstis aina vähem ja vähem. Väga raske on tõepoolest Ignar suga nõus olles leida seda momenti, kus tõepoolest keegi eraettevõtjale tavatul moel, eks ole, mille tõttu me ei saagi seda võrrelda eraettevõttega erakonda, natukenegi räägiks mingist ühishuvist, seda juttu enam ei ole. On tulnud mingi ebamäärane jutt väärtustest, mis pagana väärtustest, väärtused on, ma ei tea, mis asjad need väärtused on, millest peaminister rääkis. Omamoodi väärtus on ikkagi ka see, et tegelikult ega peaministrit vähemalt meie riigis lähiajaloos nüüd ülemäära palju vabandust ei ole palunud ja see, et Kristen Michal sõna otse mõttes vabandas. Aga kelle eest ta vabandas või mis vabandus? Vabandas kõigi valijate ja kõigi inimeste eest, kellele Tallinnas tehtu on tekitanud segadust. Muide, ega poliitikud, ma tahan rihtida sellele, et ega peaministrid ja tipp-poliitikud ei ole väga tihti Eestis vabandanud. Mulle esimesena loomulikult meile kõigile ilmselt meenub Mart Laar, kes ka viidi vabanduseni 2 aastat pärast juhtunud 99, kui nad tulistasid Edgar Savisaare pildi pihta. Jüri Ratas vabandas toidu alla ja toidu peale kogu aeg, kõige eest. Ei, ta põhiliselt vabandas EKRE eest, aga ma tahaks ikkagi seda väärtuste teemal öelda, et mis puudutab eraettevõtjaid, siis nüüd ju viimastel nädalatel ilmnes, et Sõõrumast on soovitud teha või tehti vähemalt mõneks ajaks Reformierakonna linnapea kandidaat Tallinnas ja need avaldused ja sõnavõtud, mida Sõõrumaa tegi, need ikkagi väljendasid seda, et ta mõistab ka, olles väga hea ettevõtja ja edukas,
ka avalike huvidega seotud teemasid. Ta oli isegi rohkem nende eest eeskõneleja kui mitmed poliitikud, kes teda sinna kutsusid. See on nagu ühelt poolt. Ja teiselt poolt, mis puudutab väärtusi, siis ühed väärtused on nii-öelda üldiselt omased kõigile eestlastele, kes tahavad oma riiki säilitada, kes selle nimel näevad vaeva ja muretsevad. Aga väärtused, ma arvan, selles saates kõlavad rohkem erakonna kontekstis, et Reformierakonna väärtused seoses selle kohatasu toimimisega nii igas mõttes, ka selles sisulises küljes, on täiesti vastuolus Reformierakonna vaate, poliitika ja väärtustega. Ja see ongi see, et erakonna toetus langeb mitte üldiselt, vaid ka väga paljud tema tulihingelised toetajad ei saa aru, mis juhtub. Ja nii-öelda arvestus sellele, et läbi kohatasu on võimalik erakonna toetust kohalikeks valimisteks kuidagi tõsta, on minu meelest täiesti vale arvestus. Me tuletan meelde, et sel sügisel esmakordselt valimiskastide juurde astuvad ka 16-aastased noored ja me mäletame ja teame nii enda käest kui ükskõikust maailmas, et noortel on väärtuspõhisus kõige olulisem. Nad ei ole kunagi nii-öelda sellised libekeelsed või kompromissialtid, pigem vastupidi. Ja kujutage nüüd ette, Reformierakond, kelle nii-öelda programmiline põhi on Eesti kodaniku manifest, mis räägib vabast ettevõtjast, vabast Eesti kodanikest, nüüd kogu aeg tegeleb ainult maksude tõusu, igasuguste toetustega, et see ei lähe ja selles suhtes see on läbinisti vale arvestus, mis seni on erakond teinud. No aga Tallinnas on ikkagi veel üks väga tubli tegija valitsusliidus, praeguses Tallinna koalitsioonis Eesti 200, kes ei toetanud siis lasteaiatasu lõpetamist pealinnas. Ehk siis küsimus on nüüd selles, et mis sellest järele jäänud Tallinna võimuliidust üldsegi saab ja ma arvan, et mitte midagi ei saa. Ma jagan nende inimeste arvamust, kes ütlevad, et mulle ei meeldi see sõna, aga ma kasutan seda, tiksuvad vaikselt valimisteni. Seda enam, et tegelikult kui vaadata volikogu ja Tallinnas toimuvad, siis mingi suur poliitika volikogu istungid üle 2 nädala ja nii edasi hakkavad pihta alles septembrikuus ja siis on valimisteni tõepoolest 6 aega, mil tegelikult ilmselt koalitsioon tiksubki edasi, nii et see on paratamatu. Aga mis mind õudselt huvitab ja millest me ilmselt saame rääkida siin saates veel poole aasta pärast edasi, et kui kohalikud valimised on ära toimunud ja Reformierakonna reiting suurt toetuse tõusu ei näita, nagu seda on teinud Keskerakond, kes oli ka madalseisus, siis huvitav, kas Reformierakond võiks hakata toetama eelkõige EKRE juhitud ideed erakorralistest parlamendivalimistest? Seda ei oska keegi ette ennustada selles mõttes, et need psühholoogilised ilmingud, mida me tänasel hetkel ju näeme, need on tõepoolest väga huvitavad ja kui vaadata Eesti 200, siis ega nendegi motivatsioon on ju paista suuremana selle tõttu, et tekitada kellelegi pigem ebamugavusi. Jah, aga üks asi jäi ikkagi ka silma sellest, mida ütles Kristen Michal ja ta kordas seda korduvalt, et Keskerakonnaga ja EKRE-ga pidades siis silmas eelkõige vahepeal siin Tallinnas toimunud mingid ääri-veeri läbirääkimisi. Keskerakonna ja EKRE-ga Reformierakond koostöö ei tee. Jätke see palun meelde, see on taas üks asi, mida võib-olla tasub meenutada pärast parlamendivalimisi, kas neid või siis nendele järgnevaid, et kes kellega valitsust moodustab. Michal on öelnud, Reformierakond ei lähe valitsusse kunagi EKRE ja Keskerakonnaga, aga teeme siin pausi. Keskpäevatund. Ignar Fjuk, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar jätkavad Keskpäevatundi. Paneks sellele Tallinna arutelule kuidagi punkti, et volikogus kukkus esmaspäeval lasteaia kohatasu kaotamise idee läbi. Keskerakond, EKRE, Eesti 200 ei hääletanud selle poolt. Poolt hääletas 37 linnavolinikku, vastu oli samuti 37, vaja oleks olnud üle 40 hääle. Tükk aega käis selle ümber trall ja nüüd on siis see maha kukkunud laua pealt ja ilmselt seda enne kohalike valimisi 19. oktoobril taas laua peale ei tõstetagi. Ma arvan, et see on üks näide ühest kõige
valemast valikust, mis ükskõik kes on tehtud sellise poliitilise edu või silmapaistvuse saavutamiseks. Sest seda kohatasud, kui vähegi tegeleda sisu ja faktipõhise analüüsiga, siis see oleks sellele süsteemile nii kvaliteedi, nii kättesaadavuse kui investeeringute, kui ka eralasteaedade võtmes, kui ka lasteaia õpetajatele palga maksmise suhtes tõeline karuteene. See 35 eurot, mida praegu makstakse, selle nii-öelda tasuta tegemise Tallinnast, see ei lahendaks mitte ühtegi probleemi. Seda on, ma netist sain lugeda, näiteks Eesti 200 viimaste kuude jooksul avalikult, mis on taas kirjalikult esitatud vormis, 8 korda deklareerinud, nad ei toeta seda ja nad hääletavad sellele vastu. Seda selgelt ja kõiki argumente esitades on ka reformierakondlased Tartus toonud välja ja mitmes teistes omavalitsustes, kus see kohatasu on palju suurem. Et muidugi tasuta asju on tehtud ja näiteks Tallinnas ühistransport on tasuta, siis tuletame meelde, miks seda siis tehti. Selleks oli 2 põhjust. Esiteks, et saada Tallinnasse juurde maksumaksjad, et Tallinnal oleks suurem eelarve. Vaadati nii-öelda sõrmede vahelt sellele, et see on nii-öelda halb poliitiline meede üldisele regionaalpoliitikale ja teine argument, mis oli ka kontrollitav ja ka oli selline, et igasuguse nii-öelda kontrolliga, piletikontrolliga ja müügiga saata selleks tehtavad kulutused on palju suuremad kui see, millest me jääme ilma tasuta ühistranspordi puhul. Loomulikult seal on plusse ja miinusid, aga kui nüüd mõelda, et lasteaiad oleksid tasuta, siis mis moodi suhestub sellesse lähivaldade, kus on väga kõrged kohatasud, nende toomine Tallinna lasteaedadesse või kui nende vanemad või üks töötab Tallinnas, kas tema laps saab siis ka selle tasuta koha või hakatakse samamoodi nagu ühistranspordiga, kui sa ei ole Tallinnasse sisse kirjutatud, siis sa seda ei saa. Nii et see on üks suur poliitiline ja bürokraatlik koormus, et milleks seda kõike teha. See on väga keeruline ja see on keeruline ka selles mõttes, et ma mõneti jagan ju nende oponentide väiteid, kes ütlevad, et vabandust, meil on põhiharidus tasuta, meil on gümnaasiumiharidus ja kutseharidus tasuta, meil on ka kõrgharidus tasuta, aga alusharidus kohati on ja kohati ei ole. Aga see on deklaratiivne, sest ka muidugi on deklaratiivne. See nii-öelda, me ütleme, et kõrgharidus on tasuta, aga me näeme, kuidas nii-öelda libiseb tasapisi väga paljud õppekavad ingliskeelseks, mis võimaldab sellest tasu võtmist ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ühel nii-öelda riigil nagu Eesti, kus kunagi ei ole piisavalt raha, oleks eluliselt vajalik kõikides võimalustes alati kaasata erakapitali. Ja kui selleks on võimalused ja inimestel see 35 eurot maksta, ma arvan 85% on see võimalus olemas. Miks seda teha tasuta samal ajal, kui linnal puudub miljoneid iga aasta, et renoveerida täiesti nii-öelda vanu lasteaeda, mis ei vasta mitte mingisugustele tingimustele. Siin ma jään täiesti eraldi väga jõuliselt selle juurde, et meie viga tuleneb meie põhiseadusest, kus selgelt ei ole öeldud seda, mida soomlased on öelnud, et haridus on tasuta, mitte õppemaksuta. Ja kui me räägime sellest, et mis on Eesti jaoks oluline, siis oluline on keel, kultuur ehk haridus. Ja selles osas kogu see tants ja trall selle üle, et kas me kaasame erakapitali nüüd alusharidusse või mitte, see ebakõla, mis on hariduses, on minu meelest häiriv. See on tõsiselt nii-öelda muresid tekitav ja võimaldab nii-öelda tekitada ka ebavõrdsust hariduses, mis täna on tekkimas ja selles osas nii-öelda väga selge seisukoht, et alusharidus, haridus, kõrgharidus, need olgu siis tasuta ja tasuta, mitte õppemaksuta, nii nagu meie põhiseadus ekslikult nagu defineerib seda täiesti kasutult, on minu meelest oluline ja need on need väärtused, mille üle me peaksime diskuteerima ja küsimus ongi selles, mida me oma ühiskonnas teeme, mille jaoks me tulusid teenime. No üks asi peaks olema selge, et lapsed oleksid hooldatud, haritud, kasitud,
toidetud, mis iganes, kui peredel see võimalik ei ole, on loomulikult haridussüsteem, kust abi saab ja selles osas ma jään nii-öelda sellisele tinglikule küsimusele, et äkki kaasaks veel erakapitali kuhugi täiesti teisele seisukohale. Meil on vaja ühiskonda, mis hoolitseks laste eest igas mõttes. Ma ei tea, kas nüüd see oli selle Reformierakonna plaani mõte, ma kahtlen selles, aga see on nagu inimlik seisukoht, mis on selline. No kõik, kes on haridussüsteemiga läbi laste rohkem vähem kokku puutunud, teavad, et tegelikult 100% sellist asja või sellist nähtust nagu tasuta haridus ei ole olemas. Soomes on? Ei ole ka Soomes. On ringid, on lisakeeleõppe tasud, on ka seal erinevad väikesed tasud selles mõttes. Ja muidugi sa võid valida, et sa ei võta seda keelt või sa ei õpi, ei maksa selle ringi õppevahendid, kõikvõimalikud spordivahendid, see, mille peale Eesti pered kulutavad tohutult raha, Soomes rikkas riigis on kõikide õpilaste jaoks ühetaolise kooli mõttes, ühetaolise ja võrdõigusliku käitumise mõttes tasuta. Kuulge, aga tegelikult lähevad asjad hästi. Isegi väga hästi. Aga seda ei ütle mina, vaid seda ütleb Reformierakonna juht, kes valiti alles 8. juunil tagasi Reformierakonna juhiks peaminister Kristen Michal. Brutopalk on kasvanud 6,5% tema juhitava valitsuse. Töötuid on vähem. Elektri börsihind on 64% väiksem kui aasta tagasi. Euribor on langenud enam kui 1,5% punkti. Ärge lugege huultelt. Ta ütleb seda välja täiesti avatud tekstiga ja tal on õigus. Nende arvude vastu ei saa. Nende arvude vastu ei saa ja meenub siin kohal Stalini, ma ei tea, mitmendal kongressil kommunistide omal peetud kõne, kus ta ütles, seltsimehed, elada on aina toredam, elu on täiesti ilus ja selgitas sama asja nii-öelda inimestele ehk, et need niisugused väljaütlemised, elada on parem, elada on rõõmsam ja siis me töötame rohkem ja selles mõttes nagu sellised tühjad loosungid, et küsimus ongi ju milles, et mis mõttes parem, et ega see palganumbri tõus ei tähenda midagi, küsimus on selles, mida inimesed selle palga eest saavad, kui palju nii-öelda jääb neil ühe või teise tegevuse jaoks raha üle, kui palju nad peavad millestki loobuma ja selles mõttes nii-öelda vaid ühte arvu vaadates, loomulikult peaministril on hea, paljudel ametnikel on hea, nende palgad kasvavad ju indeksite alusel, mida ei saa ju lubada endale ükski eraettevõtja, kes peab palka tõstma või inimesi koondama, aga meil on indekseeritud, välja valitud inimesed, kes absoluutselt ei reageeri sellele, kui keegi tuleb ja ütleb, kuulge, äkki peatate selle indekseerimise nii kauaks, kui kõigil on kehv. Ei, me ei saa seda teha sellepärast ja siis tuleb väga palju selgitusi. Ehk silmakiri on see, mida peaminister valdab hästi. Paljudel inimestel on mõõt täis tegelikult. Sellel nädalal sündis väidetavalt uus Eesti rekord. Jana Kuzanova loodud toiduainete käibemaksu langetamise rahvaalgatus on kogunud üle 72 000 allkirja. Täna hommikul ei kontrollinud, ilmselt on rohkem. Ja see on selle portaali rekord toetusega rahvaalgatus nõuab ühte lihtsat asja, kehtestada kõikidele toidukaupadele Eestis soodustatud käibemaksumäär tasemel 10%. See on keeruline sellepärast, et Euroopa Liidus sellist ühtset maksupoliitikat mingile tootele on väga raske kehtestada, seal on omad normid, ei ole nendega päris hästi kursis, aga tegelikult maksutõusude vastu nurisevad ka ettevõtjad, isegi Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, kes on olnud väga ettevaatlik. Nii et tegelikult ma arvan, et see on üks tulevase parlamendivalimisi teemasid vaieldamatult, kas toiduainete käibemaksul võiks kehtida mingisugused soodustused Eestis? No majandusloogika mõttes võib küll öelda, et ega see käibemaksu alandamine ju koheselt hindu alla ei vii, sellepärast et see on sama lugu nagu kui te vaatate maailmaturu hindu kütustele, naftale ja millele iganes, et kui need tõusevad hinnad hetkeliselt tanklates ja kui langevad, siis langevad mingi pika aja pärast. Põhimõtteliselt see nii ongi, et ega kui
ettevõte saab kõrgemate maksudega kasumi maitse suhu, siis ega maksude alandamine ei vii automaatselt. Sa räägid ettevõttest, aga mina ei ole kusagilt veel aru saanud ja ootan väga-väga suure huviga neid andmeid või seda statistikat, mis näitab, kas käibemaksu tõstmine, aga seejärel selle läbi vähenenud tarbimine on ka riigieelarvesse vähem raha toonud. Seda vaieldamatult juhtub nii ja tarbimine väheneb ja selles ongi asjas sisu ju, et maksutõusude nii-öelda kalkuleerimine sellises küllaltki lihtsas mudelis. Ma arvan, et see lihtne mudel tuleneb sellest, et argumenteeritakse ja öeldakse ju, ega me ju ei tea, kui ausad on ministeeriumid oma väidete esitamisel, kui palju nad alluvad poliitiku tahtele, et näidata, et maksutõus tähendab ka seda, et tulud kasvavad. Automaksuga me nägime seda, et mingit tulu kasvu ei ole. Turg reageeris niimoodi, et inimestel lihtsalt ei ole raha, et autosid osta. Ja see tähendabki seda, et me oleme olukorras, kus meie majandusprognoosid on ka ligadi-logadi, lihtsalt on ligadi-logadi, mis on iseenesest piinlik, sellepärast kõik need ametnikud, kõik need juhid saavad ju raha selle eest, palka, et nad oleksid täpsed ja nad on täpsed ainult selle hetkeni, kui õnnestub saavutada sellest küürust üleminek, et natuke raha tuleb juurde. Eks peaministri esitatud faktid räägivad teatud keelt ja illustreerivad teatud tingimustel elavate inimeste heaolu või toimetulekut või eks nad ongi teatud mõttes õiged arvud. Aga on olemas ühed teised arvud ja sellest me saate alguses ka alustasime üldiselt erakondade toetusreitingud ja toetus valitsusele, mis räägib teist keelt ja see räägib seda, et rahulolematus on suur ja kasvab. Ja nüüd ma siia juurde või kõrvale loekski ühe uudise, mis on järgmine, et Riigikantselei hakkab koostöös mõttekojaga Praxis testima uuendusliku kaasamise formaati hea elu rahvakogu näitel. Et see on selline kodanike paneel, mis kutsutakse kokku osalejate juhuvalimiga ja sellest tekib selline mini-avalikkus, mis siis koguneb augusti lõpus, septembri alguses nädalaks 5-6 päevaks ja hea elu rahvakogu veebis saab siis lugeda, et hea elu ei teki iseenesest, et see sünnib kogukondlikult ja et see on üleriigiline sündmus, kui rahvakogu tuleb kokku, enne valimisi ma tuletan meelde, et see avab sellise ventiili, kus saab selle halva õhu välja lasta. Ilmselt seda kommunikeeritakse väga oskuslikult ja see tuletab kunagist seda aitab valelikust poliitikast tulemina tekkinud omamoodi rahvakogu, mis tegi palju ettepanekuid ja millest siis realiseeriti ainult üksikud. Nii et olgem tähelepanelikud, poliitika on väga mitmetahuline, mitte ainult need arvud, mida esitatakse, vaid ka mis teod, mida tehakse. Mõtleme nüüd korraks Fjuki väidete üle vaikuses. Keskpäevatund. Marek Strandberg, Ignar Fjuk, Ainar Ruussaar jätkamas. Pärnu ja metanool ei kuulu ilmselt kokku. Üle 20 aasta tagasi, varasügisel 2001 oli seal ohvrite rohkem metanooli joomine. Ja nüüd 20 aastat hiljem on ka ilkujaid, kes seda meenutades kavandatavat miljardi investeeringut ehk Pärnusse rajatavat metanooli tehast kahtluse alla seadsid ja nüüd on see kahtluse alla jõudnud. Metanooli draama. Ei pigem on ikka see, mis Pärnus toimus, metanooli komöödia, selles mõttes esiteks keegi surma ei saanud, avalikkus sai kõvasti tüssata selle tõttu, et mingi Hollandi ettevõtte tuli ja ütles, oi, meie hakkame nüüd puidust tegema, teate, lennukikütust ja võtame kogu elektri, mis kunagi tulevikus tekib seal nendes tuuleparkides, ketrame sellest vesinikku ja see kõik on väga vahva ja tulevikku suunatud. Nad tulid siia mingisuguse Kanada pensionifondide rahaga, loomulikult mitte investeerimisrahaga, ajasid kärbseid pähe, nuudleid kõrva peale mitmetele kohaliku omavalitsuse tegelastele, kui
küsiti neilt, et noh, et mida te ikkagi siis nagu teete, et kui me vaatame, mida te teete, et siis sellel ei ole ju mitte mingisugust majanduslikku sisu, see kõik on väga kallis, mida te tootma hakkate, oi, see on parem tehnoloogia ja mis iganes. Marek, luba, ma ütlen siia korra vahele. Jaa. Mälu lühike, elu pikk on. 6 aastat tagasi põrutas välisettevõte Lorkwater Group, et rajab Paldiskisse metanolitehase ja investeerib selle tehase rajamisse $1 miljon. 6 aastat tagasi. No nüüd on miljard, eks ole. Vusises ja lõppes see lugu. No see ongi nagu selles mõttes ju selline juriidiline rohelisus, et keegi mõtleb välja, mis asi on roheline ja siis kõik nagu hüüavad selle peale ja noh, Pärnus sama lugu, eks ole, et jällegi, kui me küsime, et mille tõttu sellel Reformierakonnal, kes ka Pärnus ju nii-öelda niite tõmbab nüüd ka Reformierakonnaga liitunud Kosenkraanius ju seal see põhjamine niiditõmbajaga metanooli tehase osas oli, siis nad kõik tegelevad mingi asjaga, mida ei ole olemas. Isegi kui öeldakse, et kuulge, seda ei ole olemas, sellepärast et selliseid asju ei ole kusagil maailmas olemas, siis nad usuvad ikka pimesi mingisugust udujuttu ja korrutavad, et ei kujutage ette $1 miljard investeeringuid ja tõeks muutub asi, mida mitte keegi kontrollinud ei ole. Tõeks muutub see näiteks Rahvusringhäälingu uudistes. Me jäime miljardist investeeringutest, me ei jäänud millestki ilma, seda miljardit ei olnud. Aga kui vaadata seda kaarti, kuhu pidi tulema nii-öelda see $1 miljard investeeringut, mingi mõniteist hektarit. Väga loogiline kaart. Raudtee ühel pool, linn koos tööjõuga teisel pool, üks asi oli vahel, mis segas, mets. Tüütu mets. Seda enam, et nii-öelda sellest metsast siis natukene ida poole on veel ka ju koht, kuhu peaks tulema Rail Baltica kaubaterminal ja nii edasi, ehk et nagu kogu see asi tõenäoliselt oligi selles, et püüti nagu nui neljaks seda metsa riigi käest eraomandisse tõsta. Ja see tekitas nagu olukorra, et kui Postimehe ajakirjanik Ülle Harju oli küsinud juba pikka aega, et kuulge, et mis sellest saanud on, siis ei olnud talle vastust antud ja nüüd tagantjärele tuli välja, et Power to X Hollandi ettevõtte, kes lubas selle metanoolitehase teha, oli juba 7. mail teatanud, et seda ei tule. Meil ei ole võimalik sinna investeerida, mitte midagi. Mis taust on, me ei tea. Ja küsimuse peale, et miks ei ole siis see kiri nagu kantud 7. maist alates täitsa mitu kuud möödas kirjade registrisse, tuli vastuseks mökk. Noh, mis tegelikult tähendabki seda, et tegemist oli isikute vahelise isikliku e-maili suhtlusega, lugesime kusagil. Ja ei, no kõik ongi isikute vaheline e-maili suhtlus, see on seesama küsimus avalikus võimus. Kas avaliku võimu puhul, kui sa ajad avalikku asja ja nii-öelda kõik need tegelased, kes ütlevad, et me teeme avaliku huvides, tegelikult me näeme seda, et see on eraisikute e-maili vahetus, mis puudutab eraasju, aga ometi tehakse seda nii-öelda ametliku meilikasti kaudu ja see ongi nagu niimoodi, et kui me küsime, et aga kuhu siis kaob aeg ja tähelepanu, siis me näemegi seda, et kaob mingite eraasjade ajamiseks, sellepärast, et no tõepoolest, see on ju magus koht, mingisugune tühine mõniteist hektarit ala, kus on mingid loodusväärtuslikud asjad, tühja sellest. See on ju Rail Baltica kaubaterminalile nii lähedal, kus pagana majandust saab seal edendada. Ainuüksi puidu mahavõtmisest saab sealt juba tulla. Jaa, aga miljardi suurune investeering on Eesti majandusse väga oluline. Ja aga kust see miljard tuleb? See on väljamõeldis. No vaat nüüd ongi võimalik öelda, et see on väljamõeldis või mitte. Ma lihtsalt tuletan meelde, et kahte asja esiteks, et seal ei ole ainult Rail Baltica ja see mets, vaid see ongi igasuguste tööstusobjektide piirkond Pärnus. Ma ei ole ise küll kohal käinud, et just nagu võiks olla see koht, kus midagi teha. Aga teiselt poolt see mets ei ole mitte lihtsalt mets, vaid see on nii-öelda vääris elupaikadega mets, kus on kuni 1000 erinevaid liike ja seda naeruväärse või naljakam on, kui siis linnapea teeb ettepaneku, no tõesti, eks istutame selle metsa siis ümber. Kas tõesti mõeldakse, et kõik need liigid ja kogu see rikkus tuleb kaasa, kui me ta sealt välja juurime ja tõstame mujal. Ja selles valguses, kui siis pean ka ütlema, et Pärnu volikogu ühehäälselt kiitis detailplaneeringu heaks, et sinna see tehas rajada, siis mul tundub, et midagi on siin väga viltu. Et võimalik, et see on mingisugune, nii nagu kunagi oli Eesti Energia ja Eesti põlevkivi müügiga seotud, et oli üks nii-öelda
Ameerika ettevõtja, kes ei olnud Ameerikas, vaid oli kuskil pesitses mingisugune Euroopas samamoodi, vist Hollandis, et see on ka võib-olla üles seatud lõks, et saada kätte see riigi käest, see praegu riigi käes olev mets, mis sellisena ei saa olla hävitatud, sest omanik vastutab ja seaduse järgi ei ole võimalik riigi omandis olevat vääriselupaikadega metsa maha võtta, aga kui ta on eraomaniku käes, siis saab, sest eraomanik vastavalt seadusele võib sellega teha mida iganes. Ja just selles kontekstis ongi huvitav, on üsna mustvalge. Paar päeva tagasi siis kohus võttiski selle meie ministri määruse, mis võimaldas enampakkumisel selle metsa erakätesse müüa, tühistas selle määruse, sest see pole avalike huvidega kooskõlas. Mõelge kas või selle peale, et kui palju magamata öid, kui palju näritud küüsi, kui palju muretsetud ja ära kadunud närvirakke on kõikidel nendel Pärnu linnavõimu esindajatel selle aja jooksul tekkinud, kui selmet, et tegeleda Pärnu inimeste muredega, tegelevad nad mingisuguse sahkerdamisega. Ja ega ju tulemus on ka käes, ega Pärnuski Reformierakonna toetus on langenud kuhugi sinna 7% ligi, et nii-öelda kõikidest nendest tänastest kohtadest võib-olla jääb alles 2-3, võib-olla 4. No antud juhul on ikkagi tegemist, ma kordan, volikogu ühehäälselt, kus Reformierakond on väike osa. Hääletas selle poolt ja ka linnavalitsuses on palju teisi erakondi, nii et see on linnavalitsuse ühine nii-öelda ettepanek volikoguga, mida volikoguga opositsioon toetas, sest tõesti see miljard, millest pasundasid kõik meediakanalid, et lõpuks ometi tuleb miljard, et see ju pimestab, aga ilmselt seal sees oli kuskil üks lõks. 6 aastat tagasi sai miljoniga hakkama, kui omaaegsed metanooli vennad seda Paldiskisse. Ma sõnastaks seda nii, et 6 aastat tagasi räägiti miljardist. Ma kuulsin valesti, ka miljard on selline asi. Miljard on selline suurepärane suurus, mida räägivad ka valitsuse liikmed, et kui ikkagi saaks rohkem miljardilisi investeeringuid, suurepärane, saaks kas või rohkem 0,5 miljardilisi investeeringuid. Nüüd oleme siis ilma juba 2 miljardist. Jaa, mõtlesime välja raha, kaotasime selle ära ja nüüd oleme vaesemad. Aga sellega Keskpäevatund lõpetab, tänan, et kuulasite, kohtume tund aega vähem kui nädala pärast. Keskpäevatund.